tere tulemast lugemisele, armas kuulaja. Täna on väga oluline lugemine. Jälle üks tore päev. Täna on selline lõviväravate päev. Väga hea võimalus teha suuri muutusi ja ma kannaldangi siis selle väga erilise ja toreda päeva energia meile siia hoopis lugemisse. Siis see kannab ja teenib meid. Nii, ma proovin selle viiruki saada niimoodi, et see kukub ilusti õigesse kohta. Ja lisaks on meid siis siin selle viiruki energiaga toetamas üks väga võimas guru, Paramahamsa Vishwananda, kuidagi siin hüppab meie lugemisse, sest ma sain selle viiruki aluse siis viiruki kingituseks. Ja see on toodud sealt tema ashramist või sellisest, ashramist sealt Saksamaalt, et niisugune pühitsus meile siia, tore. Nii, ja tänaseks, ühesõnaga, võimsad energiat täna, kannaldame selle siia alla. Meile pikaks ajaks seda lugemisse saad tulla alati kuulama, seda lugemist võib kuulata iga kell, iga aeg, iga kuupäev, iga aasta, selles mõttes, et see ei ole midagi ainult tänaseks päevaks, vaid see on siis pikalt meid siia teenima loodud. Ja tänaseks teemaks tuli kohe selline juhatus, et teema on siis, mis on sinu ülesanne praegu. Ja siin ma pean siis silmas sellist nagu hingeülesannet. Siin on 3 erinevat gruppi, nagu ikka, et mis on siis, et kus sa nagu oma hingeseisuga oled ja mis on nagu see, mis on sinu käest küsitud, et see ongi vahel see koht, kus me jääme nagu võib-olla toppama mingites kohtades või on keerulisemad kohad ja siis meil on hea, kui me saame jälle hingestatult seda kohta läbi tunnetada, et miks see olukord siis on ja mis on selle olukorra ülesanne sinu jaoks, et siis nagu hammustada läbi neid kiiremini. Ja esimesed grupi kaardid ongi siis sellised nagu valgustöötaja oraakli kaardid, et just vaadata hästi nagu kõrgelt tasandilt seda, et miks asjad on nii, nagu nad on. Ja need kaardid on minu lugemistes siis ütleme niimoodi inspiratsiooniks ja et see kanaldus tuleb sellisel ilusal moel läbi selle, mida on nagu nauditav ka vaadata ja saada enda jaoks neid märke ja võib-olla sinul tuleb mingisugune oma taju ja see on kõik väga okei. Ja vaatame siis järgi, et mis see suur vaim sulle täna rääkida tahab meile kõigile. Ja ma siit vupsti hüppangi grupp number 1 juurde ja alustan lugemistega. Nii, panen korraks need teised kaardid siia kõrvale. Alustame siis, tere tulemast lugemisse, grupp number 1. Nii tore, et sa siia jõudnud oled. Ja mul on suur rõõm olla siin sinuga selles ruumis ja vaatame siis üheskoos, et mis on sinu ülesanne praegu selles olukorras, et mida on sinult oodatud ja kui sa ära tunned, et võib-olla su hing saab ka siin nagu rääkida läbi selle ja anda sulle sõnumeid, et mis ta soovib siis öelda. Ja vaatame siis, hüppame kohe vupsti lugemisse sisse. Oi, kui tore, selline õnnistav kaart tegelikult. Number 40 tuleb siit kohe läbi siis selline keisri energia. Ja
siis sellised valguse orbs of light on siis sellised nagu ütleme valguse helmekesed su ümber või sellised valguse sädemekesed ja ütleme, et siis see peamine sõnum on see, et sinu ülesanne praegu on olla hästi tähelepanelik ja jälgida siis märke enda ümber. Jälgida seda, mida nagu maailm sulle üritab öelda. Et märgid peaksid rääkima üsna selgelt ja valjult. Ja kui sa oled neid juba kuulnud ja ignoreerid, siis see on kindlasti selline meeldetuletus ja hoiatus, et sa seda enam ei teeks ja et sa julgeksid pöörata sellele tähelepanu, et mida siis need sõnumid räägivad ja mida need märgid sulle jutustavad. Ja mulle tundub, et sul on nagu selline hästi avatud aeg, et olla nagu selles vaatlemises ja tähelepanelikkuses, et olla selles märkamises. Et tegelikult, et need valgusolendid ja see energia on kogu aeg meie ümber olemas, lihtsalt kui palju me julgeme vaadata, kui palju me julgeme nagu tegelikult südamega vastu võtta kõike seda ilu, mis on meie ümber. Et selline üleskutse nagu sulle hästi tugev, et sa oleksid julgelt sellises vastuvõtmises ja tähelepanelmises, märkamises, avatuses. Ja selle kaardisõnum on veel selline, et nagu spirituaalsed maailmad nagu soovivad sulle edastada mingit olulist sõnumit. Mulle tundub, et sa oled oma elus üsna suures ja olulises kohas. Ütleme, et mingi selline suurem transformatsioon on toimumas. Mulle tundub, et see ei ole nagu kellegi jaoks enam mitte mingi üllatus, et kõikidel on praegu üsnagi palju protsesse käimas ja ütleme nii, et palju on toimumas, palju toimub avardumist, ruumi laiendamist enda sees. See kõik on meie enda hüvanguks, et me saaksime järjest tegelikult suuremasse vabadusse tulla enda sees. Ja ma soovitan hästi palju praegusel ajal kasutada seda tehnikat, et sa ei võta asju isiklikult, et sa zoomid nagu välja, vaatad selle olukorra tähendust. Et sellepärast ma ka neid kaardilugemisi loon, et aidata inimestel ikkagi seda välja zoomimist just teha ja et mitte anda nagu, mitte minna nagu väikselt asjade sisse ja pidada nagu isiklikuks kõike, mis toimub, et sa julgeksid ikka avarduda ja laieneda ja hingega elada. Et ühesõnaga sinu ümber on nagu palju armastust ja valgust praegu ja seesama armastus ja valgus, sellel on palju vastuseid su küsimustele ja mulle tundubki, et need vastused nagu soovivad sinuni tulla, nii et ole tähelepanelik. Aga see on hästi selline hästi sooja energiaga kaart. Järelikult nagu suunakski sind nagu sellisesse enda pehmusesse praegu, sellisesse õrnusse, armastusse, olemisse, nagu sellised märksõnad tulevad läbi, aga samas nagu ka hästi kohal on ju. Nii, ma panen siia veel sellised olulised märksõnad sinu ülesande kohta praegu. Et ma näen, et see, kus sa praegu oled ja see, kus sa seda lood ja kasvad, et see nagu hästi palju oota, ma korraks sapsutan.
et see nagu selles on hästi viljakas teekond, et see toob sulle neid õnnistusi ja seda viljakat aeda. Ja siit tuleb veel hästi palju läbi sellist nagu päikesetantsi, et ütleme sihuke hästi rõõmsameelne tähistamine, küllus, nagu, et sa oled nagu ilmselt sellisel nagu avardumise teekonnal ja isegi kui praegu tundub nagu, et on mingis kohast nagu raske või keeruline või sa mõtled, et mul ei ole ju sellist nagu mingit tohutut küllust praegu, siis usalda nagu, et sa oled sellel teekonnal ja see ülesanne ongi praegu need kohad enda seest ära teha ja liikuda edasi ja siis ja võtta nagu elu kergelt, rõõmuga, olla nagu sellises endale mõnusas armastuse sageduses, tähistada elu, usaldada ja samal ajal kutsutakse sind hästi tugevalt sellistesse preestrinna nagu energiasse nagu ja altar, just see altar on nagu oluline märksõna, et sa teeksid selliseid nagu palveid ja püharituaale ja siis sellest nagu ma tuleksingi siia, et sa tuleksid kohale sellesse, mida sa tegelikult soovid. Et sa tuleksid hästi nagu teadlikuks enda loome suhtes ja sa hakkaksid seda energiat suunama, et märka, kus sa oled, mida sa lood, mida sa võimendad. See nagu tuleb hästi, mida sa võimendad oma elus, kuhu su tähelepanu tegelikult on suunatud. Kas sellele, et edendada enda elu või sellele, et nagu võimendada läbi raskuste seda, mida ei ole, ehk siis sellele hoida oma tähelepanu ja fookus. Pane tähele, tee korra selline nagu astu välja sellest isiklikust kohast, sellest, et sa nagu oled hästi sees, vaid astu nagu korraks kõrvale oma elust. Sa võid teha seda läbi mingisuguse meditatsiooni, läbi sellise lõdvestumise praktika, et võtadki endale mingi aja, lähed loodusse, lihtsalt istud, lõdvestud, tunnetad oma elu, vaatad või vahel aitab ka see, kui nagu ise tunned, et kuidagi selleni ei jõua, et minna kellegi juurde ja teha mingi mõnus toetav seanss. Ma kutsuksin sind ka enda juurde, kui sa vajad sellist toetust. Ka minu juures on võimalik sellist, ütleme, lõdvestumispraktikat kogeda, kus sa saad näha nagu kõrvalt vaatajana, kus sa oma energiaga tegelikult oled. Ja ühesõnaga, leia enda jaoks see mõnus viis, kuidas ennast selles olukorras päriselt toetada. Ja kogu see teekond kannab nagu väga head vilja, nagu ma enne ütlesin, et see kaart nagu ka hästi sümboliseerib seda ja see on alati nii. Kui sa panustad endasse, kui sa oled kohal, kui sa nagu annad endast kõik, et luua endale seda nagu päris asja, siis see kannab alati vilja, see ei jää kunagi kuskile õhku. Isegi kui meile tundub nii või kui me ei näe kohe seda vilja, mida me kõike arvame, et peaks olema, siis tegelikult see tuleb alati õigel jumalikul hetkel. Ja hästi oluline ongi see, et me ei kahtle, me nagu hakka arvama, et kui kohe nüüd ei olnud, et siis ei tulegi ja ei olegi, vaid usaldame, et kõik tuleb omal jumalikul ajastusel. Panen sellise sõnumi ka veel siia, et millest sa nagu peaksid kindlasti praegu mul tuli isegi siuke tunne, et millest nagu hoiduda või mis võib olla see takistus või komistuskivi.
Siin tuli selline tasakaalukaart, et mina olen tasakaal. Et järelikult, et komistuseks võib saada siis, kui sa tasakaalust välja lähed. Et siin ma jällegi soovitaksin sul nagu need praktikad, on ju, ja leida see kese enda seest, et õppida hoidma seda tasakaalu, et õppida jääma, isegi kui ümberringi kõik vahutab, kõik tormitab, kõik on nagu pahupidi, et siis sina jääksid enda sees sellesse tasakaalu, sellesse tormi silmaks, sellesse rahusse, et sa nagu suudad ennast hoida. Võib-olla see enda hoidmine on siin hästi suur märksõna praegu. Ja see nagu tuleb siis ka hästi tugevalt, kui su fookus on olnud nagu hästi väljapoole ja sa nagu suurte silmadega ootad, et need lahendused tuleksid kelleltki teiselt ja kuskilt mujalt, kui mitte su enda seest. Et tegelikult on nii oluline just nagu see enda sisseminek, endaga ühendumine, enda usaldamine, jälle see iseenda leidmine, eks nagu selles mõttes, et sa oledki sellisel nagu teekonnal, et sul ongi hingena hästi oluline ennast leida ja see on nagu osa sellest praegu. Ja see tasakaalu sõnum on ka tegelikult hästi oluline ja suur, et tegele sellega ja kõige olulisem on ju, et tunneta läbi ka, et kus siis on see tasakaalutus, milles see sinu elus just seisneb. Et see on ju igal ühel erinev ja omamoodi. Ja ma panen sulle siia veel toetuseks üles tõusnud meistri sõnumi. Nii, nojah, sul on sellist tugevat jõudu praegu vaja, et isegi et sihuke Shiva energia isiklikult tuleb siia siin seda muutust looma ja ruumi hoidma. Ja sõnum ongi siis, et tõuse ülesse, austa oma sisemist häält. Sammud on sulle antud ja tantsi universumiga. Ja vaat siin ta ütleb ka, on ju, et sammud on sulle antud ja siis me jõuamegi tagasi selle algse sõnumi juurde, et loe neid märke ja kuula, mida universum sulle räägib. Ja kui sa seda kuulad ja teed, see nagu hästi kerge ja ta on nagu mänguline energia ja see mängulisus tuli ka meil siit enne läbi. Et ja veel lisasõnum on ju see, et nagu tõuse üles, et järelikult ongi vaja lihtsalt kuskilt ennast välja tõsta, nagu tõsta, ajada oma jalad alla, oma 2 tugevat jalga alla, maaühendus ja austad enda häält. Ei ole vähe, ei ole väike, sa oled väga vägev, austa seda, kes sa oled. Vot sellised sõnumid sulle grupp number 1 ja tore, et sa tulid siia kuulama ja kui sulle meeldisid need jagamised, siis like'i seda videot kindlasti ja kirjuta siia alla kommentaar, neid on nii suur rõõm lugeda. Aitäh teile kõigile, kes te olete võtnud selle hetke ja viitsinud jagada. Ja meil on ka Instagram valguse sõnumid, kus me tegelikult jagame tihemini kõike ja kus saab siis näha ka iganädalaseid, praegu jäi küll vahele nüüd, aga üldiselt iganädalaseid sõnumeid, energiaid, et selline toetus siis meile kõigile, et sul on ka võimalus sellest osa saada. Ja siin all, video all on selline kiri, kus on siis kirjas, kuidas saab tulla minu juurde vastuvõtule või tellida just isiklikku kanaldust. Nii et ole hea ja tutvu sellega ja ma soovin sulle kõike kaunist ja ilusat päeva jätku. Nii. Nii, tere tulemast lugemisse grupike number 2. Mul on siin suur rõõm siin kohata, nii tore, ma korraks raputan selle
ilusti siia, et igaks juhuks, et ei kuku siia kuskile. Nii, tore on sind kohata ja mul tuli juhatus siis teha selline lugemine, et mis on sinu ülesanne praegu, mis on sinult praegu oodatud ja vaatame siis nagu ikka hingetasandit ja suuremat pilti, et mis on siis sinult oodatud ja et sa suudaksid nagu võib-olla välja zoomida natuke mingitest kohtadest, mõista oma olukorda paremini, aru saada, miks need asjad on nii, nagu nad on. Nii, aga alustame siis kohe pihta. Vau, milline kaunis maal. No, väga omamoodi. Number 3, et siis tuleb keisrinna energia siit läbi ja ütleme selline 3. loovuse, intelligentse loovuse kaart tuli. Nii, siin ma näen, et on nagu tõus mingisugusest võib-olla seisakust, raskemast kohast. Et nagu see siin sümboliseerib, on ju, et mingi osa on nagu kuidagi ära murenenud või vanaks jäänud, mingi asi on, mis nagu enam ei tööta. Ja siis see transformeerub nagu transformatsioon, on ju, liblikad, metamorfoos ja sa tõused sellest kõigest ülesse. Sa oled sellises teekonnas, see on su ülesanne. Su ülesanne on tõusta. Su ülesanne on tulla välja sellest raskusest, kuivusest, nagu kõrbest, ütleme selline hästi kuiv energia. Nagu elumahlad oleksid kuskile välja jooksnud. Vabandust, või noh, mis ma ikka vabandan, on nagu on. Ja vahel kõlab nagu, et midagi hirmsat oleks, aga tegelikult see on lihtsalt osa elust, et meil on need erinevad perioodid ja vahel me kuivame ära ja siis me jälle saame ennast käima ja jälle Jumal annab meile nagu kõike ja me suudame tõusta ja nagu kõik muutub ja see on kõik okei. Ja okei, mis siit sõnumeid veel siis läbi tuleb, et mis su ülesanne on siis, et kõigepealt hästi maandav on see kaart ja see nagu väestab sind väga tugevalt looma, see on loomejõukaart. Et sa julgeksid luua ja kanaldada läbi seda energiat, mis sa oled, et siuke hästi tugev nagu vaimne loomine. Ja see toob ka siis sellist nagu kingituse kaarti, kingituse sõnumeid, et võib-olla siuksed mingisugused uued ideed, uued loomingud, mingi uus täiesti mingi uus asi tahaks nagu läbi sinu sündida, mis ise kasvatab sind ja tõstab sind täiesti uutesse kõrgustesse. Kui sul on mingisugune projekt, mingisugune tunne, mida sa ei ole kuulanud, aga sa tahaksid hakata midagi tegema, siis ma soovitan sul täiesti julgelt seda teha, et astuda oma südame teele, hakata looma seda, mida sa tegelikult tahad. Isegi kui sulle keegi ei toeta seda või keegi ei arva, et see on hea mõte, kui sina oled nagu enda sees selle ära tundnud, siis sa peaksid sellele järgnema kindlasti. Või kui sul juba on mingisugused loomised, mida sa teed ja sa tunned, et need justkui ei tööta või asjad justkui ei lähe, siis need vajavad nagu mingit sellist ümberhäälestust, nagu mingit muutust, midagi teistmoodi, mida sa oled muidu harjunud tegema. Nagu sellist ümbermängimist,
võib-olla isegi jah, asjade ümbermängimist, nii et neil oleks suurem potentsiaal tööle hakata sinu jaoks. Et nagu nagu mingi selline uudsus sinu sees, et sa saaksid manifesteerida siis seda, mida sa tegelikult luua siia maailma tahad. Ja tunneta ka läbi oma visioone, vaata, mis on sinu visioonid. Vaata alati läbi oma südame. Ära vaata läbi mõistuse, mis su mõistus arvab, et sa võiksid. Nagu tule hästi südamesse ja loo oma südamega. See on ka hästi oluline punkt siin, et see nagu tõstab ja kasvatab sind hästi kiiresti. Ja selle nagu kaardiga tulebki siis see Saamuel on ju, Jaamuel nagu peaingel energeetiliselt veel toeks. Ja see on nagu see koht ka, et kui sa soovid seda muutust luua, siis see on sinu vaba tahe. Et nagu keegi ei saa sulle seda peale sundida, keegi ei saa sinu eest seda teha, keegi ei saa sulle selgeks teha, kui tore see võib olla, vaid see peab olema sinu enda tunne, tahe ja juhatus. Et see on ka oluline koht, et sa mõistad, et me elamegi sellise vaba tahte dimensioonis, et siin ongi nagu sinu vaba tahe on see, mis loeb. Et tegelikult on see ajastu, et keegi kedagi kuskile sikutab või tirib või veenab, et see on nagu läbi saanud. Et iga hing on hästi kohal ja hästi teadlikult vastutab täielikult oma kogemuse eest. Ja tegelikult on ju justkui seda kogu aeg teinud, aga nüüd on see eriti nagu laual, ütleme niimoodi. Et see vastutus oma elu eest, oma loomingu eest, oma nagu õnne, rõõmu, hingetee, nagu kõik on sinu kätes. See, kas sa seda teed või ei tee, see on nagu selline võib-olla mõndade jaoks lihtne koht, mõndade jaoks tegelikult suur muutuste koht. Et me tihti oleme ju harjunud sõltuma nagu justkui teiste arvamusest või kellegi arvamusest või millestki, aga et nüüd ongi see, et tegelikult sinu ülesanne on oma südant kuulata ja sellele järgneda ja ütleme nii, et muu on nagu muu. See lõpuks sa nagu ikka vastutad ise oma loomingu ja oma elu ja kõige eest ja tulid sa siia ju üksi ja lähed sa siit üksi nagu, et siis on sinu hingetee, on sinu hingetee ja nii oluline. Ja loomulikult on koosloomine ka osa ja väga-väga nagu me ju loomegi tegelikult koos, aga lihtsalt see, et sa oleksid enda sees selge, mis on sinu koht. Mis on sinu koht selles ühisloomingus siin maa peal. Nii, ma panen sulle siia 3 olulist sõnumid veel seoses selle ülesandega. Okei. Sõnumiks tuli veel niisugune jällegi vaimudega ühendumine, et sa oleksid tähelepanelik, niisugune hakk, ma ei teagi, see hoog, kull äkki, kulliprints, et linnud nagu niisugune spirituaalsus, vaimsus on oluline märksõna sulle. Spirituaalsus, vaimsus, päris sügav vaimsus ehk palvetamine, oma teejuhtidega suhtlemine, abi küsimine, kuulamine. Olulisem on kuulamine, kuidas nad suga räägivad, mida nad sulle öelda soovivad, mida nad sulle räägivad, mis on see sõnum, mida sa peaksid kuulama.
okei, siit tuli see vaba tahe jälle läbi, et see on ilmselt oluline koht, et sa leiaksid selle päris oma tule ja tahte. Inspiratsioon. Jaa, see läheb väga hästi kohta, sa ise nagu lood oma saatust, on see sõnum nagu selle teise kaardiga. Et sa ise siis nagu saad suunata oma elu. Ja tegelikult me oleme ju mingis mõttes kõrgemal tasandil kõik Jumala täiuslikus voos. Aga ka see on täiuslik, et sa sellele kohale ärkad, et sa saad suunata oma elu. Ja see on ka täiuslik rada tegelikult, mida sa oledki mõeldud käima. Ja just sinu enda selline eesmärk nagu, et sinu hinge eesmärk, et see kuidagi on hästi oluline. Ole tähelepanelik, kui kas inimesed su ümber või mingid olukorrad, et kas see on tõde nagu, kas see on päris. Ära nagu anna teistele tühja katteta lubadusi, ole selge, tule sellest mustrist välja, kui sa kipud seda tegema. Kui sa tunned midagi, ole aus ja selge, ütle seda välja, kui sa tunned, et ei, ma tegelikult ei taha tulla või ma ei saa tulla, siis ütlegi nii. Ära ütle, et jah, vaatame. Ütle, et ei, kahjuks ei sobi. Noh, näiteks on ju, mis iganes sa tahad öelda, aga lihtsalt, et olla nagu selge ja aus. Ja kuna see kaart toob nagu siukse ka survival ehk siis nagu ellu jäämine, et siis ma näen, et sul on mingi selline raskus nagu tuleb kuidagi siit, tahab nagu läbi tulla. Et siuke nagu, et sa võib-olla ei arva, et sa oleksid nagu väärt midagi, kõike seda nagu, et siis sa mängid niimoodi kuskil natuke väiksemate panustega igaks juhuks, aga noh, ma julgustan sind ikkagi sellest kohast välja tulema. Kui sa vajad sellest toetust, siis oled väga oodatud minu juurde vastuvõtule, seansile, nad on väga toetavad ja julgustavad ja päästavad ja just ka mingitest nendest rasketest lugudest, et tulla välja enda sees, et saada nagu seda võnget, et kes sa tegelikult oled ja miks sa siin oled ja mis on see eesmärk. Ja siin selle video all on see kastike ja seal on nagu kõik kirjas, et kuidas ja mis, kui sa soovid nagu sügavamale selle kohaga minna. Aga ma panen siia praegu meile ühe sõnumi veel. Üks kõige hüke. Okei. Tuli selline space clearing ehk siis ruumipuhastus. Et oleks vaja, ja see ongi nagu see koht, et mingi asi oleks vaja nagu eest ära lükata. Nii, kui sa soovid seda ise teha, oma ruumi puhastada, siis sulle tulevad kindlasti abiks need viirukid, nagu näiteks mul siin põleb. Abimeheks, mitte tööd ära tegema, aga toetama abimeheks. Et oma koduruume, hästi oluline ruum, kus sa magad ja oma koduruumid nagu puhastada energeetiliselt ja füüsiliselt. Tunneta oma ruume. Kuidas need ruumid, mida nad ütlevad sulle, kas sulle meeldib olla oma kodus või mitte? Kas see on hea toetav keskkond? Kui ei ole, midagi ei ole katki, sa saad selle luua ümber, olla rohkem kohal, panustada oma koju rohkem, tulla nagu sellesse energiasse oma energiaga kohale, ehk luua selle oma ruumi. Teine punkt, enda sees ka, et teiste mõtted, teiste tunded, teiste arvamused. Jälgi, kus oled sina ja kus on nemad. On ju, et see on hästi suur energiakadu, kui me anname autoriteedi kellegile väljapoole ja
peame seda nagu olulisemaks kui meie enda südant. Et selline huvitav oluline sõnum tuli ka siia. Mingisugune koht on siin jah, nagu selline aga see ruumipuhastus juba loob hästi nagu suure muutuse. Siis tuli teine sõnum tuli nagu et nagu kahtlus enda uskumustes. Selle lugemise puhul ma näen, et sul ongi vaja üle vaadata siis need enda uskumused ja vaadata just nii, nagu ma rääkisin, et kas see on päris sinu, kellele see kuulub, küsi nagu enda käest. Nagu kõik kohad nagu läbi vaadata, kõik kohad läbi valgustada jumaliku valgusega. Ära karda mitte ühtegi kohta vaadata. Ära karda kahelda nendes uskumustes, mis sul on. Julge seda teha nagu Buda olla öelnud, et kahtle kõiges ja kõigis. Ka minus. Et julge enda jaoks vaadata kõik ausalt, selge pilguga läbi. See on nagu hästi oluline. See aitab sind hästi palju edasi. Ja paneme siia veel ühe ülestõusnud meistri toetuse sulle ka sellele teekonnale. Sinu ülesande teekonnale. Nii tore. Tuli meile siia selline helge, rõõmus sõnum. Lootus, armastus ja aktsepteerimine. Armastus on sinu. Näe oma jumalikku väärtust ja vali armastavad mõtted. Suurepärane. Vali armastavad mõtted. Vali nagu selline enda headus, enda sisemine headus. Armastus on sinuga ja hästi oluline punkt ka veel. Tunne ära oma jumalik väärtust, nagu näe seda jumalikkust endas, jumalikkust teistes, jumalikkust oma eluteel, nagu näe seda. On ju? Et võta nagu aktsepteeri ennast nagu päriselt, nagu hinge tasandilt, nagu jumaliku plaani tasandilt aktsepteeri, kes sa oled, ära nagu peida seda enam ära ürita ennast väiksemaks teha või nagu mingisuguseid totrusi nagu kaasa mängida, vaid võta ennast vastu nii nagu sa oled ja mine sellega oma elus edasi julgelt. Ja ma siit lükkaksingi sind edasi nagu ja kui sulle sellised lugemised meeldivad ja sa said siit toetust, siis jaga seda siin all sõnumites kindlasti. Seda on alati suur rõõm mul lugeda ja teie mõtteid kuulata või mis grupi te valisite. Ja pane selle videole ka like ja telli meie kanal, et olla kursis ning lisaks on meil ka väga aktiivne enamasti Instagram, kus saab iganädalaselt sõnumeid kuulata, vaadata, näha ja olla nagu meiega ühenduses. Ja ma soovin sulle imeilusat päeva jätku, imeilusat kuud ja aastat ja kõike, nii et naudi oma elu. Nii. Tere tulemast lugemisse grupp number 3. Nii tore, et sa oled siin. Mul on hea meel, et sa tulid oma ülesannet kuulama. Mis on sinu ülesanne praegu? Räägime hästi hingetasandilt, suuremas pildis. See on igavikuline lugemine, sa võid seda igal hetkel kuulata, see on salvestatud 808 võlu lõviväravates ja tahtsin seda energiat ankurdada meile siia pikemaks ja tunnen, et väga hästi nagu kanalid on lahti ja info saab voolata meieni. Nii, sina valisid just selle grupi, väga huvitav, miks? Aga siis saame üheskoos teada, et mis on need just sinule
olulised kuulamised. Vaatame siis meie siukse inspiratsioonikaardi selleks lugemiseks. Ja spiritual decree. See on nagu selline hästi võimas kaart, hästi võimas sõnum. Need ongi tegelikult selliste valgustöötajate oraklikaardid. Ehk siis et mis ongi siis see sinu ülesanne valgustöötajana, hingena. Ja see kaart siis ongi nagu selline nagu ütleme nii, et seda võib öelda ka nii, et see oleks nagu universumi või jumalaga nagu selline kokkulepe või hästi nagu tugev ühendus. Hästi tugev ühendus, et sul ongi oluline seda ühendust praegu hoida, näha, tajuda. Ja nagu kõik, mida sa soovid ja mõtled, et need kuidagi loovad hästi otse ja kiiresti. Ja võib-olla ka nii, et sa oled juba nagu küsinud sellist nagu tulnud nagu palvesse ja palvetanud. Ja nagu see kaart ongi selliseks nagu indikaatoriks või kinnituseks sulle, et sa oled nagu õigel teel ja sa oled Jumalaga ühenduses, et ta kuuleb sind, ära muretse, ta kuuleb sind väga hästi. Ja kuidas sa siis saad seda teada, et ta sind kuuleb, siis ongi läbi selle, et sa kuulad teda ka. Et sa oskad kuulata. Mitte sa ainult ei küsi ja ei räägi ja ei mõtle ja ei soovi, vaid sa ka kuulad. Ja see kuulamine käibki niimoodi vaikuses, et me märkame neid väikseid viise, kuidas ta meiega räägib. Ja siis me avardume ja siis süda avardub ja siis me hakkame maailma nägema teistmoodi. Me hakkame nägema, kuidas Jumal meiega räägib. Kui me tuleme maha sellest rattast, tuleme maha sellest mõistusest, tuleme rahusse, kiirusest vaikusesse. Ja siis sa võid isegi tunda, kuidas selle tuule iiliga, mis puhub, ta räägib sinuga. Või selle kärbse näol, kes siin toas lendab. See ongi nagu selline kõigega üheks sulamine. Jumalikkusest osa saamine. Ja ma tunnen, et tegelikult su ülesanne ongi nagu lihtsalt vastu võtta ja alistuda sellele jumalikkusele. Ja võtta ka vastu seda, et sa oled nii eriline ja ta räägib sinuga. Kõiksus räägib sinuga. Ja sina ei pea seda nagu üldse pingutama ja välja mõtlema, kus need vastused tulevad. Et see on ka hästi siuke tugev naisenergia olemus tuleb siit läbi. Et selline lihtsalt vastuvõtmine nagu. Et siuke ilus ja lihtne. Just nagu täiesti suurepärane sõnum. Et kuidagi siuke spirituaalsus, vaimsus, rahunemine, lõdvestumine, nägemine, et kõik see kuidagi soovib ennast nagu avaldada. Ja muidugi on hästi oluline see, et sa räägiksid oma tõde, et see oleks nagu tõene, mis seda aitab sul teha siis see südamega ühendumine. Et sa oleksid tõene. Et see, mida sa siis välja ütled või välja nii-öelda soovid, et see oleks päriselt sinuga ühenduses. Et kui me nagu soovime asju, mis ei ole tegelikult nagu meie tõde, siis see lõpuks ikkagi pole see, mis on sinu jaoks. See pole see, mis sind päriselt toetab. See on nagu selline poolik. See on nagu midagi natuke võõrast. See ei ole päris lõdvestumine.
see ei lõdvesta sind, see loob sulle mingi pinge, mingi segaduse, sest sa ei tunne seda ära. Et katsu harjutada seda südamega ühendumist ja seda äratundmise tunnet. Hinga, nagu võta endale aega, isegi kui on kiire või suvi on olnud siuke möllurikas, et nüüd me vaikselt hakkamegi lõdvestuma. Ja isegi nende möllu sees ja kogu selle, kui ongi virvarri aeg, et siis on ka oluline lõdvestuda ja tulla keskmesse, endasse. Ja samas, kui sa oled nagu mingi olnud sellisel nagu hästi tugeval palverännakul enda sees, siis see on ka nagu tugev kinnitus, et su palved on kuuldud. Tuli veel siuke nõks siia. Aga ja nagu siin pildil on ka näha, et see on nagu siuke palvemeeles olemine. Tal on siin mingi mudra käe peal ja siis on nagu selle kõiksusega ühendatud, on ju. Et selline ülesanne sellises olekus olla ongi sulle praegu. Et ma näen, et sa nagu tohutult avardud praegu. Et sa nagu hakkad nägema ise ka, kui vägev ja kui võimas sa oled läbi selle protsessi ja kogemuse. Nii, vaatame siia selliseid lisasõnumeid. Nii, esimeseks sõnumiks tuli siis selline püha liit. Partnerlus ja romantika. Hästi õnnistatud. Võib-olla kui sul ei ole partnerit, siis keegi, see sinu teine pool ilmub su ellu. Kui sa oled juba suhtes, siis on suur võimalus praegu liikuda järgmisele tasandile. Nagu sellele püha liidule siuke sügavam pühendumine, mees ja naise energiate ühendamine, armastajad. Nagu minna armastusega sügavamale, mis see armastus siis tegelikult on. Ja kuidas sa seda manifesteerid oma elus. Kuidas sa sellest räägid. Mida sa selles vallas lood. Siis tuli siuke sünkroonsuse ja jumalik nagu teadmine, põhjus ja tagajärg, selline hästi nagu maagiline kaart on see tegelikult. Ja ma näen, et sul on nagu hästi siuke tugev spirituaalsus praegu ja asjad näitavad sulle ennast nagu läbi siis sünkroonsust ja kuidas see Jumal tegutseb sinuga. Me just enne rääkisime ka, et ole nagu märkamises ja vaatlemises ja kuulamises. Ja see põhjus ja tagajärg ongi see, mida sa nagu lood ja see, mida sa soovid, et see siis ilmutabki ennast sulle, et sellel on alati mingi põhjus, miks, et midagi pole nagu niisama meie jaoks. Ja peegeldused siis ja need aitavad sul lahti lasta nagu hinnangutest. Et kui me oleme nagu millegi suhtes hästi tugevalt hinnangus, siis tihti nagu elu hakkab seda lahti arutama. Hakkab neid pusasid nagu aitama kuidagi harutada, et me suudaksime pehmuses olla ja et me laseks lihtsalt need jäikused enda seest lahti. Öeldakse niimoodi, et paindu, aga ära murdu. Et kui me oleme millegi suhtes hästi jäigad, siis me ei paindu, vaid kui see tuul tuleb, see raskus tuleb, siis me murdume.
et natukene on okei painduda, et lasta järgi, tulla pehmusesse. Et me ei pea olema sugugi jäigad ja see pigem nagu lõhub meid, kui me oleme liigselt jäigad. Et proovi nagu mitte anda hinnanguid ja tehagi sellist nagu harjutust ja praktikat, et sa võtad vastu nagu kõike nii, nagu see on. Ja oled nagu selles pehmuses, et see aitab sellele sinu praegusele kasvule ja protsessile kaasa. Aga selline üldine tunne või nagu sõnum, et ongi see nagu selline jumalikkuses elus elamine. Et nagu su elu on nagu selline kunst ja sa elad sellises nagu jumalikus voos. Ja et sa ise ka julgeksid seda endale tunnistada ja näha ja elada julgelt selles. Ja võtta lihtsalt kõike vastu, mis on, ja kuulata oma südant, armastada ja nagu igal tasandil, kõikidel tasanditel toimub selline tohutu tervenemine. Ma tunnen, et see on nagu nii võimas, et nii suur, et sa oled läbimas sellist nagu maagilist transformatsiooni. Ja kui sinu sees on mingid sellised sügavamad küsimused, mida sa sooviksid nagu veel aru saada, siis siis on võimalus, et ma pakun ka sellist seanssi ja toetust ja teraapiat, et vahel on vaja nagu kellegi juures ennast toetada, et me jälle saame nagu endale pai teha ja minna julgelt edasi, juhul kui me oleme nagu mingis kohas jäänud nagu kinni või ei mõista mingeid asju läbi, nagu ei tunne. Ja et siis on hea lõõgastuda ja lõdvestuda. Ja sellist toetust kindlasti mina pakun hea meelega. Aga siin on nagu hästi selline pehme energia. Ma tunnen hästi suurt pehmust ja sellist armastust ja hoitust. Et sa oled nagu täiesti kõiksuse poolt nagu nii hoitud, et nagu väga tähelepanelikult hoitakse sul silma peal. Nii. Mis võib olla selline komistus või mille suhtes sa võiksid olla tähelepanelik? Tuli selline inspireeritud sõdalase kaart. Ja see siis tähendab seda, et sa võib-olla ei läheks nagu liiga jäik, nagu ma just rääkisin enne, et see paindu aga ära murda, on ju. Et veel meeldetuletus, et see warrior või sihuke nagu sõdalane sinus võib-olla tahab nagu vahel üle võtta ja hakata nagu võitlema ja selgeks tegema ja nagu karjuma või mingi sihuke nagu raske energia. Nagu tuli kipub nagu üle põlema. Et see nagu sõdalane on väga ilus, aga sõdalane on siis nagu sihuke inspireeritud tark, on ju. Et kui see läheb nagu üle võlli, siis me hakkame sõdima. Et siis ei ole enam seda harmooniat seal, vaid on nagu sõdimine, on nagu sihuke südametu jauramine. Et see nagu ei teeni sind ja see nagu ei too seda tulemit, mis sa tegelikult tahaksid kogeda. Et ole nagu selle suhtes tähelepanelik ja märkamises, et seda pehmust ja naiselikkust ja õrnust nagu hoida ikkagi enda sees. Aga vajadusel on see inspireeritud sõdalane ehk siis, kes läheb ja teeb asjad ära ja oma missioonis oled nagu tegus ja kui vaja, siis teed neid asju. Aga jah, just, et see ei läheks nagu liiga paljuks või üle nagu võlli, ei ajaks üle ääre, vaid oleks tasakaalus.
Võib-olla mingid olukorrad on sinu jaoks nagu sellised trigerdavad või nagu välja kutsuvad, et siis ongi vaja jällegi tulla sellesse endasse, nagu need õpetavad sind, need ülesanded õpetavad sind endasse tulema, enda südamega häälestuma, enda armastusse, enda usaldusse, Jumalaga koos käia käsikäes, nagu et need lükkavad sind tegelikult järjest rohkem enda sisse. Sest et see on seal see koht, kus sul on turvaline ja hea olla. Selles sisemises rahus, et siis vahet pole, mis ju väljaspool toimub, et sinul on see õndsus nagu enda sees. Vot, kui sulle meeldis see lugemine ja siis sind toetas, siis jaga kindlasti seda videot, pane siia like ja telli meie kanal. Meil on ka hästi aktiivne Instagram, olgu see sõnumid, et kutsun sind ka sinna ühinema. Ja ma soovin sulle sellel sinu teekonnal edu ja see on hästi ilus teekond ja sa oled sellel väga-väga hoitud, nii et sa võid lõdvestuda, usaldada ja minna julgelt edasi. Ja ma soovin sulle siitpoolt ilusat päeva jätku.